Ei sattunud järsku siia, tere hommikust, reedet ilusat kõigile ja heli tuleb ka läbi, et andke jälle märku, kui midagi heliga, loodan, et ilusti töötab. Täna meil on külas siis Risto ja räägime hästi tähtsal teemal SEO ja räägime just sellest vaatevinklist, et mida see AI siis siin muutmas on praegu. Et kas kõik see varasem tegevus, mis mul kajab, oota, võtan selle ka maha siit. Nii. Et kas kõik see varasem SEO tegevus, mis ma oma lehega olen teinud, et kas ma pean nüüd kõik ümber tegema? Tere hommikust ka minu poolt. Kõik ei pea ümber tegema, selles mõttes, et vanad SEO praktikad kehtivad endiselt, lihtsalt nagu natukene on uut teavet nagu peale tulnud ja lihtsalt saab nagu lisavurtsu natuke juurde panna. Et muidu kõik see endised SEO põhimõtted kehtivad endiselt edasi. Et selles mõttes ongi hästi huvitav seda teemat avada Eestis natukene. Ütleme nagu mujal välismaal ja ütleme siis global maailm on ju ja inglisikeelne SEO. Et seal on see juba väga populaarseks teemaks osutunud. Eestis on see veel lapse kingades, nii et tööd on veel palju, õnneks või kahjuks, et saab veel paremini. Aga ikkagi, kas nagu on sellised hästi suured kardinaalsed muutused, mida ma nüüd edaspidi pean oma lehega tegema? Vanasti oli ju, mis need olid need põhiasjad, mida ettevõtja tegi SEO mõttes, nii palju kui mina tean, on ju, et oligi blogiartiklite kirjutamine, märksõna analüüs kõigepealt on ju üldse, siis sa kirjutad vastavat sisu oma kodulehele, et inimesed siis Google'is leiaks nende märksõnade järgi ülesse. Kas nüüd on midagi nagu täiesti muutunud nagu selles protsessis SEO või selles, tänu AI-le? Ütleb niimoodi, et me alustame ikkagi SEO märksõna analüüsiga, aga lihtsalt sellele tuleb juurde selline asi nagu topical authority, ehk siis selline temaatiline autoriteetsus. SEO on muutunud palju laiemaks mängumaks, ehk siis tegelikult tuleks optimeerida mitte ainult kodulehte, vaid ka erinevaid sotsiaalmeediakanaleid ja kõiki nagu meediaväljundid, kus kohas võiksid olla nähtaval ja kus sinu siis sihtgrupp küsib erinevaid küsimusi või otsib teenuse tootepakkujaid, on ju. Aga see märksõna analüüsile juurde, nagu ma ütlesin, temaatiline autoriteetsus, ehk siis tuleks vaadata tegelikult, mis valdkonnas sa üldse äri ajad, laiemalt seda turuolukorda Eestis, ise näiteks guugeldada või siis otsida Search GPT-ga või mõne muu AI mudeliga, vaadata, mis brändi mainimised välja tulevad. Ütleme, kui me räägime neist AI otsingutest, siis on väga paljuski see just orienteeritud brändi teadlikkusele ja brändi otsingutele. Ütleme, hetke mahus on kuskil 1/3 kogu maailma otsingutest, 30%, enam 33, on brändi otsingud. See on kasvav trend. Nüüd ongi AI mudelitega brändi otsingute osakaal ja maht ainult suureneb ajas. Ehk siis me tegelikult, mida me tahame, kui me alustame isegi nullist või oleme juba olemasolev e-pood või teenusepakkuja, me tahame brändi teadlikkust veel rohkem suurendada otsingutes ja sotsiaalmeediaplatvormidel. Ja seda siis see AI SEO-ga tegelikult nagu teeb, ehk siis me vaatame seda teemavaldkonda ja me vaatame, kuidas me saame oma teemavaldkonnas oma brändi teadlikkust suurendada ja panna põhilistele märksõnadele juurde näiteks ka brändi otsingud ja laiemalt, kuidas keskenduda nišiga 1-3 väga kitsale teemavaldkonnale, millest saada Eestis või siis lähivälismaal autoriteetsus, saada selleks eksperdiks. Sest Google on ka otse välja öelnud oma nende suurte uuendustega, et tema keskendub kõige rohkem ekspertiisile ja kogemusel nüüd AI ajastul, kuna nii lihtne on tegelikult ju sisu genereerida ja luua näiteks ChatGPT-ga. Mis sealt puudu jääbki see säde, see inimlik ekspertiisus, kogemus, autoriteetsus, ehk siis mida ma ka soovitan inimestel teha, on see, et inimene peab alati kas siis, üks asi, et andma korraliku sisendi AI mudelile, teine asi, selle üle vaatama, kolmas asi, lisama omalt poolt selle ekspertiisi, kogemuse, autoriteetsuse sellele tekstile juurde ja võimalikud elulised näited, sest seda ChatGPT ei suuda pakkuda. Tema testandmed on nagu võetud hästi laialt igalt poolt, aga seal puudub vähe sellist ekspertiisi, kogemust, autoriteetsust. Nii äge, sa ütlesid praegu minu jaoks nagu täiesti nagu asja tuuma, ma arvan ära, nagu nüüd selle AI SEO versus see vana versioon SEO-st, eks ju, et kuhu rohkem nagu rõhku panna. Aga ma korraks hüppasime kohe niimoodi hästi järsku teemasse, selles mõttes kohe sinna sügavuti sisse, et see vajab seedimist, ma arvan, inimestel praegu kõik, mis sa ütlesid, ma soovitan sul kuula veel üks kord läbi, mis Krista just rääkis. Aga
ma võib-olla küsiks üks küsimus, et kui palju üldse praegu inimesed guugeldavad ja kui palju nad praegu tegelikult ChatGPT-st nagu infot otsivad? Need andmemahud, mis minul olemas on, selle järgi tegelikult Google'i otsingute arv on isegi suurenenud ajas, aga Google'i turuosa väheneb kuskil 1% võrra enam-vähem aastas praegu SearchGPT-le või teistele siis AI mudeli otsingutele, Perplexity näiteks veel võtame juurde. Minu arvates on see, et igal nagu sellisel AI mudelil on oma selline tugevus ja omad sellised nõrkused või ohukohad, on ju. Noorte seas SearchGPT kogub populaarsust, Perplexity, aga veel nooremad kasutavad tegelikult TikToki siseotsingut näiteks. Nii et, või siis Facebooki siseotsingut kasutatakse, või siis samuti LinkedInist otsitakse informatsiooni, kui me räägime business to business mudelist. Nii et kui ennem oli 2000-te alguses oli must-valge pilt, oli Google, monopol, ainult Google, on ju. Ja siis põhimõtteliselt SEO tähendaski märksõnade täis toppimist. Sa topid oma teksti märksõnasid täis ja siis ostad võib-olla odavaid välislinke ka veel ja saadki Google'i esilehele. See nüüd ei toimi enam 2020 alates, sest et Google reaalselt otsibki võimalusi, kuidas pakkuda kasutajale võimalikult parimat kogemust. Selleks ongi tegelikult põhimõte, et see search või see otsing peaks olema continuous, eks ta peaks olema pidev. See tähendab seda, et kui sa guugeldad, eks sa saad nagu vastused, eks ole, nagu vana viisil sa saad vastused linkidena. Ja nüüd võttis Google veel nagu selle paginationi tagasi, ehk siis sul on need leheküljed seal all. Oled Google'i esilehel, esikümnes, tähendab seda, et sa mahud kuhugi. Google'i surnuaed on juba teisest leheküljest alates. Inimesed sinna üldjuhul eriti ei klikka. Guugelda korraks enda veebileht, vaata, kas su veebileht on surnuaias või elavate nimekirjas. Aga nüüd Google just nagu reliisis AI mode'i, vist oli eelmisel märtsikuus, kui ma õigesti mäletan. Ja mina panin ka ennast sinna oote nimekirja Search Labi kaudu saib seda settingutes teha, Google Chrome'i settingutes soovitan vaadata. Millalgi jõuab see ka Eestisse, ühesõnaga, see on continuous search, ehk siis sa saad juba mingisuguse summeeritud kokkuvõtliku otsingu vastuse oma päringule ja küsimusele. Nüüd sa räägid Googlist? Ma räägin Googlist, aga ma räägin AI mode'ist ja ma räägin Google AI mode'ist. Ikka Google või? Jah. Google läheb ka sinna AI turule nüüd selles mõttes, et ta on nagu kohanud. Seda me veel praegu ei näe, on jah? Ei, aga välismaal läheb. Selles mõttes, et Kas VPN-iga saaks proovida või? Põhimõtteliselt küll, ma arvan. Ameerikas on juba kasutusel. Minu teada on praegu see nagu sellisel trial versiooniga veel kätte saada mingisuguse paketiga liitunutele. Lihtsalt võib eeldada, et Google alati teeb selle nagu kõigepealt nagu ChatGPT-ga teeb nagu kõigepealt kõige kallimale kasutajale kätte saadavaks ja siis annab annas nagu lõpus võib-olla odavama paketiga või siis mingi teeb mingi odavama. See tasuliseks või? Ma arvan, et ta muutub tasuta kättesaadavaks lähitulevikus. See on lihtsalt minu enda nagu ennustus selle trendi pealt. Et minu meelest tasuks sellele nagu juba tähelepanu praegu pöörata ka siin väikses konnatiigis Eestis, sellepärast, et see lõpuks jõuab siia lähiajal nagu nii. Et siis on mõelda juba selle peale, kuidas sattuda nendest AI summaritesse, ehk siis Google AI Searchi nagu nendesse kokkuvõtetesse algusesse. Seal on täiesti nagu omaette struktuur veel, kui praegu on nagu selle paginationi struktuur, et kuidas need lehtede kaupa nagu lihtsalt lingid tulevad välja või siis tulevad need rich snippetid ehk siis nagu rikastatud sellised lõiked, kus inimene saab oma informatsioonilisel kavatsusel kiire vastuse kohe alguses. Aga siis tuleb selline summeeritud kokkuvõtte algusesse ja külje peale tulevad sellised refereeringud. Et see on täiesti teistsugune struktuur. Et kui inimesed ei ole näinud, siis nad ei kujuta ette, aga see on nagu näeb täiesti teistmoodi välja. Ja ühesõnaga, seal kehtivad natukene veel teistsugused reeglid. Hästi huvitav maailm. Mul endal on nagu põnev seda avastada. Andke korraks märku, kas hääl on muidu hästi või kommentaariumis. Ja Triin, siin on nii palju võõrsõnu ja igasuguseid neid tööriistasid, mida sa tegelikult oled juba nimetanud, mis on hästi hea. Et äkki Triin leiab vaata mingid lingid ka siia juurde, saate kohe vaadata, et Perplexity ja mis sa siin kõik mainisid, on ju need siia sama kommentaariumisse, et hästi põnev tegelikult, hästi põnev teema. On, mul endal ka hästi põnev. Ja, et ühesõnaga praegu siis ikkagi iga ettevõtja eesmärk võiks olla see, et kuidas saada AI otsingutesse, jah? Jah, sellepärast, et brändi otsingud on tulevik. Brändi otsingud ka ühtlasi
annavad mõista seda, et inimene on juba brändi nimega ja kuvandiga väärtustega tuttav. See tähendab seda, et tema otsingukavatsus on juba palju tehingulisem kui nende inimeste otsingukavatsus, kes otsivad selliseid üldiseid märksõnu või pikasaba märksõnu. Praegu üks oluline punkt veel, mis ma nagu juurde toon, teen veel keerulisemaks asja natuke. Aga oota, enne ma võtan korraks kokku, mis minu jaoks, mis mina praegu aru sain sellest. Esiteks, et nüüd, kui otsingud olid varem, olidki Google'is on ju, sul oli lihtsalt vaja märksõnad või need pikad märksõnad, põhiline olid, sa panid lihtsalt tekstid enda veebilehele, said Google'is, siis tulid otsingus välja. Siis nüüd on oluline rõhk panna brändingule ja ka sotsiaalmeedias olla hästi aktiivne. Ehk siis AI nagu võtab erinevatest allikatest. Kui vanasti võttis Google on ju Google'ist, siis oli sul lihtne strateegia. Nüüd tähendab seda, et sul peab olema bränd nagu hästi kaetud erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Ja siis sa mainisid vaata inimlikkust, et mulle keegi kommenteeris ka siin küljes, et nii hea on kuulda seda, et tegelikult inimesed ei pea kuskil ära kaduma vahepeal, on ju, et ei ole nii, et mingid robotid hakkavad tekste tootma ja robotid hakkavad neid lugema, vaid et ikkagi see inimlikkuse aspekt sinna brändi sisse panna, et see on hästi oluline. Kui protsess nagu üksi pulgi lahti võtta, siis ongi, see näeb välja selline nagu paaristants. Inimene annab sisendi, robot lõb väljundi, inimene annab uuesti sisendi, robot annab väljundi. Eks see on nagu tegelikult selline paaristants robotite ja AI-dega, kuidas sünnib nagu võimalikult hea lõpptulemus. Vähemalt minu sellises olemis. Väga kihvt. No nii, lähme siis keerulisemaks. Keerulisemaks, jah. AI-mudelite otsingud on praegu peamiselt informatiivsed. Võtame üksi pulgi lahti. Millised üldse otsingukavatsused on inimestel? No laias laastus saab need 4. Otsingukavatsus, tõlgime ära selle. Jah. Ta on search intent inglise keeles, eesti keeles otsingukavatsus. See tähendab seda, et psühholoogiliselt milline on inimese algne kavatsus, kui ta midagi hakkab otsima. Laias laastus saab inimeste päringud luua 4. Niimoodi lahti. Informatiivsed otsingud, kus inimesed otsivadki, kuidas midagi teha, mida teha, mis on parim ja nii edasi. Sellised. Siis navigatsiooniline, kus inimene juba teab enam-vähem, et mingisugused teenusepakkujad on olemas ja ta võib panna ka sinna teenusepakkuja nime pluss selle üldise märksõna külge. Nii. See on näiteks, et esimese puhul on näiteks, kuidas teha pannkooke, teise puhul on, et pannkoogi kohvik vanalinnas. Näiteks. Nii. Ja siin tuleb ka lokaalne aspekt juurde, on ju. Või siis, ongi vanalinnas, on ju. Siis mõtled, millises vanalinnas, ilmselt annab Google kohe sulle Tallinna vanalinnas, eks ole, kuna Tallinn on kõige suurem ja niimoodi see algoritm toimib ja see loogika seal taga. Kui sa paned sinna juba Pärnu vanalinnas, siis see juba kitsendab oluliselt valikut, on ju. Siis on 3. on siis kommertsiaalne, ehk siis seal on juba tegelikult sellised brändi märksõnad juures, näiteks pannkoogi tegemine Miia Marimoosiga või ma ei tea, tegi taolist, ma toon lihtsalt suvalise näite praegu. Viimane tehinguline, siis kirjutadki juba Miia Marimoos või siis Miia Marimoos mustikatega või maasikatega ja siis ilmub kõige lähim vaste. Ja siis see, mida edasi me sealt lehtrist lähme, kui ma räägin ka üldse müügitunnelist, siis võib-olla te olete turunduses kuulnud, on see top of the funnel, middle of the funnel ja bottom of the funnel. Ja bottom of the funnel, jah, just. Ja kõik need otsingukavatsused lähevad täpselt samamoodi sinna müügilehtrisse sisse, ehk siis informatsioonile ja navigatsioonile lähevad sinna lehtri ülesse, sealt hakkab see lehter välja sööluma inimesi ja siis bottom of the funnel ongi siis lõpuks tehinguline. Miia Marimoos. Jah. Ja nüüd ongi küsimus, see SEO tegelikult sobitubki minu vaatepinklist sellesse laiemasse turunduslehtrisse, kuidas me SEO-ga leiame võimalikult kvaliteetseid inimesi selleks, et see lehter laseks võimalikult palju inimesi läbi siin alla ja võimalikult palju kohvipaksu alles jääks selleks, et tuua nagu tehinguid. Väga hea, hästi hea pilt. Tekkis minul vähemalt silmad ette küll. Okei, ma lihtsalt proovin võib-olla laiemat. SEO on seal üleval siis põhimõtteliselt, et nagu SEO ülesanne ongi siis tuua potentsiaalseid kliente sinu funnelisse. See on üks asi, et ta toob funnelisse, ja teine asi on see, et ta ka on optimeeritud niimoodi, et ta laseb võimalikult palju kvaliteetset inimesi läbi sealt sinna tunneli lõppu nii-öelda, lehtri lõppu. Esiteks üldse, et õiged inimesed satuksid sinna ja teiseks, kui ongi juba õiged inimesed su lehel, selleks, et nad maanduksid sinna alla ja tuleks tehinguid. See on nagu SEO eesmärk. Aga SEO minu vaatevinklis sobitubki just laiemasse pilti, et mitte ma ei ütle, et SEO on kõige olulisem ja tähtsam ja loomulikult on oluline tähtis, aga ta sobib laiemasse turunduspilti ja tänapäeva maailmas ta sobib ka laiemalt sellesse AI otsingute pilti. Jah.
Ma proovin nagu natuke laiemalt seda teemat avada. Kitsamaks saab alati minna. Jaa. Aga kui ma nüüd küsin hästi lihtsa küsimuse. Nii. Kuidas veebikool saab niimoodi, et kui inimesed ChatGPTs küsivad, et kuidas näiteks AI tehisintellekti spetsialistiks saada, kuidas siis tuleks välja, et veebikool pakub sükest koolitust? No üks asi kohe, mida ma soovitaks, on teha struktuurset sisu rohkem juurde, nii avalehele, kui siis ka sinna AI digistrateegi programmi teenuselehele. Aga tegelikult see ongi juba tehtud teil, ma nagu vaatasin selles mõttes, et üks asi on nagu selle avatud küsimuste vormis. Lihtne detailne küsimus sellises ladusas kõnekeelses vormis, nii nagu inimene seda suuliselt küsiks, mitte kirjalikult. No ma toon ka ühe hea näite, eks ole, et kui inimene otsib näiteks, kui ta tahab teada, milline ilm on täna Tallinnas, see trükib tavaliselt Google'i otsingusse ilm Tallinnas. Hästi konkreetselt, lihtsalt, lakooniliselt. Aga kui ta kõnekeeles seda küsiks suuliselt, milline ilm on täna Tallinnas? Nüüd AI mudeli järgi tulekski optimeerida, kuidas inimene suusõnaliselt seda küsiks pikemalt. Ehk siis AI mudelid on optimeeritavad pika saba märksõnadele. Ehk siis tasub mõelda selle peale, kuidas inimene kõnekeeles suuliselt pikemalt seda küsiks. See välja kirjutada, aga vastused võiksid olla võimalikult detailsed ja struktureeritud andmed. Ehk siis küsimus, vastus. Ja iga vastus võiks olla siis nagu üks rida põhimõtteliselt nagu siis desktop vaates. Saad aru, mis ma mõtlen. Ja juurde saab tehniliselt panna schema markup, ehk siis see on nagu selline koodijupp, skeemi märgend eesti keeles, keeruline termin, see on tõesti koodijupp, aga see koodijupp aitab siis Google'i masinal tegelikult neid andmeid lugeda. Google nagu organiseerib andmeid selle järgi, et ta vaatab selle ees on üks koodijupp, see koodijupp ütleb talle näiteks, need andmed on selle kohta, ja siis ta saab aru, okei, ta sõidib selle kiiremini läbi, järelikult annab ka parema kvaliteedi skoori nendele tehnilistele andmetele. Seda võib ka tabeli kujul täitsa teha. Mida ma nagu Kaup24 Hansapostis ka kasutasin tekstide loomisel, olidki struktureeritud andmed, näiteks kui sul on erinevaid tooteid, mille vahel valida, siis ongi tabeli põhiväärtuste nimetaja üles ja 10 toodet ja siis paremal näiteks ongi 3-5 veergu, mille järgi neid toote omadusi üldse nagu klassifitseerida. Ma ei tea, kas annab parema pildi? Eks seda peab võib-olla visuaalselt vaata nagu nägema, aru saama rohkem, aga mõtlen, et kas AI praegu võtab ka infot, nagu värsket infot kogu aeg veebilehtedest peale või? Kõikidest veebilehtedest? Ongi vaata see treeningi andmete lõpp nagu erinevatel mudelitel ju erineb, on ju. Aga nendel mudelitel ju see treeningi andmestik kogu aeg uueneb. Ehk siis sellele ei tasu nüüd lootma jääda, et nagu okei, et sellel mudelil või kõige uuematel mudelitel treeningi andmestik lõppes ära näiteks 2024 aasta lõpuga. Ei, sest et uued mudelid tulevad kogu aeg peale, ChatGPT ju tuli 4.1-ga nüüd välja, väga huvitav numbristik on neil, et nad nagu lähevad 4.5 pealt 4.1 peale, on ju. Et nad loovad uusi mudeleid ja mille treeningi andmestik on kuni tänapäevani. Ehk siis tasub ikkagi optimeerida ka AI mudelitel edasi endiselt. Jah. Aga ütleme, et ma toon näite ka, et meil oli vaja põrandat puhastada, neid kahelkivisid. Ja siis ma ka ChatGPT-ks küsisin, mida ma kogu aeg teen, videoteel küsin või foto saadan ja küsin kogu aeg tema käest, et kuule, mis ma teen. Ja siis oligi hästi huvitav, et ta tegi mulle põhimõtteliselt poe nimekirja ja tõi välja 3 brändi, mida ma võiksin kasutada ja seletas ära, miks ma neid just võiksin kasutada. Et kas ta nagu küsimus ongi see, et kuidas need brändid sinna ikkagi satuvad, nagu, et mulle tundus need hästi tuntud brändid, on ju. Aga kui oleks näiteks mingi Eesti kodumaine väike tootja olnud, võrreldes nüüd, ma ei tea, mingi Meier või mingi suur bränd on ju, globaalne bränd, et kas sellistel väikestel tegijatel on ka võimalik nagu AI otsingusse saada, et kui inimesed küsivad, et kuidas ma seda teen, siis soovitabki näiteks, ma ei tea, Joik kreemi või midagi sükest, mis on väike bränd nagu maailma mõistes. See ongi, need lokaalsed otsingud tulevad mängu. AI mudelite puhul endiselt, kui sa mida kitsamaks sa lähed otsinguga, selle päringuga ja paned sinna juurde näiteks Eesti bränd või nagu otsin Eesti käsitöötooteid või otsin üldsegi toruluksepa Tallinnas või Tartus või Pärnus, siis on endiselt see võimalus olemas. Aga lihtsalt, kui inimene teeb väga üldise päringu, siis ongi see AI mudel võtab ka nende tootjate või teenusepakkujate vahel Eestis, kes on siis ühtepidi nagu rahvusvaheliselt tuntud, teistpidi neil on Eestis see bränd awareness või see brändi teadlikkus hästi suur ja mida ta veel tegelikult juurde võtab, ma annan ekstra dimensioonilist praegu juurde,
Google'i ettevõtte profiil tasub korda teha, see optimeerida, võimalikult palju häid kvaliteetseid arvustusi sinna koguda. Kas ta võtab sellega arvesse. Ja mina usun seda ja tean seda ka, et miks ta kandis sulle see, on see, et see Google'i profiil on neil hästi tugev. Et neil on kindlasti hästi palju kvaliteetseid heade tärnidega arvustusi. Neil on ilmselt domain rating ja tagalinkide profiil tugev. Ja neil on palju selliseid citationeid ja referentse. Kas AI ka loeb seda, et neid backlinke. Ta võtab siis domeeni reitingud arvesse. Domeeni reiting tekibki nagu backlinkide põhjal, milline, kui tugev on sinu tagalinkide profiil ja see domeeni reiting on endiselt ka AI mudelite otsingutes oluline. Et sellist nagu neid ramps tagasilinke ei tasu osta ega nendega tegeleda. Ja teine asi see on selles mõttes hea uudis on ju, et nagu kogu see SEO ei läinud vastu taevast, et ikkagi need printsiibid ja põhimõtted on täiesti samad nagu jätkuvalt toimivad. Need toimivad jätkuvalt, lihtsalt et nüüd on see, et kui ennem oli natuke võib-olla tunnel nägemine, et sai kitsemalt veel asju teha, siis nüüd tuleb tõesti nagu veel avada ja veel laiemalt optimeerida ennast. Kui teil on küsimusi praegu Ristole, siis on väga hea võimalus küsida, sest et me oleme veel 10 minutit siin eetris teiega koos, nii et andke tuld. Vaatan ägedad kommentaarid on küll, kas sa näed lugeda sealt? Jaa. Aga küsimusi ma ei tea praegu. Triin, sa võid igaks üks värskendada seda kommentaariuma, kui keegi siin midagi küsis, aga ma siin eespool. Siin Joosep ka küsis, et kas märksõnad ei kao kuhugi ja muu osa tuleb juurde? No ütleme niimoodi, et see märksõnade osakaal on vähenenud nüüd, et Google oskab paremini lihtsalt seda kontekstualiseerida, et konteksti nagu välja lugeda. Nagu ma ennem rääkisin, nüüd tasub mitte märksõnadele enam isegi optimeerida, vaid just nendele teemavaldkondadele. Et valige välja see 1-3 seda teemavaldkonda, kus saada autoriteediks Eestis. Ja miks 1-3? Näiteks, et veebikool teeb koolitusi, mis ma võiksin valida? Koolitused. Aga mis need 2-3 valdkonda veel oleks? Kui näiteks on konsultatsiooni äri juures, on ju, siis võiks selle juurde pookida, aga siis ongi see, et jääge nagu see tuuma juurde, et see tuum olekski koolitused, on ju, oletame, et kui sa tahad nüüd oma teenuse portfelli laiendada, oletame, et sa teed nagu lisateenuse juurde, mis olekski näiteks konsultatsioon, siis Google kui sa seda ka ilusti nagu struktuurselt välja tood hierarhias oma kodulehel, siis Google võtabki siis nagu tuumvaldkonnaks, võtab koolitused, sinna ehitad peale juurde nagu lisaautoriteedi, milleks on konsultatsioon näiteks, konsultatsiooni äri. Ja ma ei tea, mis see 3 võiks olla isegi siis. No see peab ikkagi sinu enda ärist lähtuma, kui sul on midagi. Et sa peab välja punnitama neid teist ja 2 valdkonda. Võid tuuma juurde käeda. Ja kui on, lihtsalt, et ma toon enda puhul ka näite lihtsalt, et SEO on minu tuum, on ju, põhiäri, kus ma siis loon oma ekspertiisi. Ma teen ka natuke Google Ads reklaame võib-olla ja veebilehti sellisel algtasemel juurde. Ehk siis see on mul nagu lihtsalt täiend või lisateenus juures. Ja kui ma tahaksin, siis ma võiksin veel midagi juurde sinna põimida nagu veel 3. Aga ma siin kaugemale ei läheks. Kas sinu puhul ei oleks hoopis AI SEO nagu eraldi, nagu see põhituum, või on ikkagi ainult SEO? Või laiemalt on SEO, aga kas see AI SEO on nagu nišš või? SEO nišš või see on üks ja sama nüüd juba kõik? Ütleme niimoodi, et kuidas vaadata seda asja, et ta on nišš veel jah, selles mõttes, et ega mina olengi nagu selles mõttes positsioneerinud ennast AI SEO peale. See on siis sinu tuum? See on minu tuum, jah. Aga ütleme siis, et ma näitan kui väljaspoolt koorikut välja, et ma olen ikkagi SEO, on ju, kuna inimesed selle järgi ju tunnevad ära veel ja seda teadlikkust ei ole veel tekkinud, et ma otsiks, et AI SEO. Et kui ma vaatan ka neid otsingumahte seal taga, et neid ei ole veel, aga lihtsalt ma tean, et see on nagu selline tõusev trend, mida rohkem käin ka väljas rääkimas sellest, et seda rohkem tuleb otsinguid peale, lihtsalt ma pean ise olema nüüd hästi aktiivne. Ja see ongi nüüd reverse engineering, et see tagurpidine loogika, et kuidas tekitada otsingu mahtu. Sellepärast ma osadel teenusäridel või toodetel ei soovitagi kohe asuda üldse SEO juurde, sest et selleks, et sul oleks üldse SEO-d, peab olema otsinguid. Selleks, et oleks otsingu mahtu, peab olema nõudlust, et tekitada nõudlust, selleks pead sa käima väljas, võib-olla üldse brändi teadlikkust tekitama ja rääkima mingitest teemadest ja mina käingi rääkimas sellest AI SEO-st, eks ole, selleks, et inimesed üldse oskaksid ja teaksid seda otsida ka Eestis. Jaa. Nii, vaatame, Triin on pannud siia Risto mainitud SEO tööriistu. Võib-olla mõned sellised tööriistud, mida sa isiklikult ise kasutad? A&O on minu jaoks Ahref, on maailma kõige tuntum võib-olla SEO tööriist. Sealt saab nagu sellist... Kas sul on tasuline versioon? Jah, et 32 € vist on koos Vatiga Eestis kõige odavam versioon. Jah,
Et seda ma kasutan sellepärast, et sealt saab väga häid nagu selliseid otsingumahte. Kas seda tasub ka üksikul ettevõtjal kasutada, ainult enda ettevõtte jaoks osta või pigem on need, kes SEO-ga tegelevad? Ma ütleks, et pigem need, kes SEO-ga tegelevad. Aga kui sa teed ise ka oma nagu tahad teenusäri ja arvad, et optimeerid ära võib-olla 1-3 kuuga, tegelikult tasub ka isegi 1-3 kuuks endale võtta see. Ja lihtsalt kõik asjad ära teha, lihtsalt kinni panna. Mina pean seda järjepidevalt kasutama, kuna ma tahan seda andmeid saada. Sealt on lihtsalt see, et sa saad neid otsingumahte kätte. Miks me tahame üldse otsingumahte kätte saada? Sellepärast, et me loome eelisjärjekorra, on ju. Me loome ka enda pea struktuuri, et mida me tahame eelisjärjekorras esile tõsta otsingutes, mida ka inimesed päriselt otsivad ja seal on see treening andmestik olemas, seal on numbrid taga, otsingumahud ja selle järgi me tegelikult teeme märksõna analüüsi, mina teen, ja toon mingid märksõnad nagu ettepoole, mida ennem tasuks hakata optimeerima. Nii, tööriistu veel, eks. Siis ma olen kasutanud, mis see nimi oligi nüüd, keywordtool.io. Tegelikult ta põhimõtteliselt toimib nagu tavaline Google'gi, ta on lihtsalt see autofill, et sa kirjutad sinna mingisuguse tuummärksõna ja siis ta annab ka veel selliseid nagu laiemaid vasteid juurde. Sama teeb ka tegelikult Ahref, need nimetatakse üks asi matching terms, ehk siis täpselt nagu sellele otsingu vastele nagu tulevad märksõnad, aga teine on nagu siis relate terms, ehk siis sellised kaudsed märksõnad, mis on ka seotud selle sama märksõnaga. Kokkuvõttes kõik taandub psühholoogia peale, et võib tegelikult talupoja mõistust kasutada ja mõelda, et mida ja kuidas inimesed võiksid selle tuummärksõnaga otsida. Aga mida inimesel endal tuleb ära teha, ongi leida oma teenuse või tootevaldkonna tuummärksõnad. Et ma praegu, või siis kasutadagi just näiteks mõne suure keelemudeli andmestikku ja küsida, et jah, et ma tegelen sellise äriga, et mis võiksid olla sellise äri ja sellise sihtgrupi tuummärksõnad, mida otsida. Sealt saab ka tegelikult esialgset sisendit ja siis sisestada need juba omakorda edasi SEO tööriistidesse, need keywordtool.io või Ahref ja siis edasi mängida. Et see on samamoodi, minu SEO tööriistakast on nagu lai ja see on selline tantsiv mäng erinevate tööriistade vahel. Nüüd on, enne me vist rääkisime ka sinuga, et tulnud AI agentsus peale, eks ole, ja praegu hetkel olen loomas N8N-is siis sellist elektriskeemi, kus on tegelikult võimalik panna erinevad tööriistad omavahel sellise elektriskeemina toimima, ehk siis kuidas vahelduv vool läheb vool sinna, tuleb tagasi. Põhimõtteliselt sa lood selle autonoomse AI agendi, kes siis omavahel jagab infot erinevatesse tööriistadesse, platvormidesse laiali, sealt tuleb info tagasi AI-agenti, tema omakorda mõtleb, kuhu selle edasi saate elektriskeemis ja lõpuks loob sulle nagu sellise hea väljundi. Et ühesõnaga, ma olen ka leidmas nagu uusi võimalusi, vahendeid, kuidas panna see kõik koos toimima, selleks, et oleks juba selline pool automaatne. Täiega äge. See AI, ütleme see valdkond on tõesti põnev, selles mõttes, et see SEO ja see AI teema on nii nagu nüansirikas ja kõik see, kuidas kogu see maailm ja kogu see otsingusüsteem ja kõik asjad hakkavad tegelikult muutuma, aga võib-olla lõpetuseks räägi natukene paari sõnaga, et sa osalesid eelmisel aastal selle AI digistrateegi õpiprogrammis, on ju? Ja nüüd meil on veel viimane minut, praktiliselt viimase minuti viimased sekundid võimalik registreerida ka ennast. Nüüd aprillis varsti alustame selle AI digistrateegi õpiprogrammiga uuesti, kus sa tegelikult nendest teemadest, mis võib-olla Risto sulle praegu rääkis, võib-olla tekkis huvi, et ise ka nagu süvitsi rohkem minna, hakata teenust võib-olla pakkuma paljudele ettevõtjatele, kes väga vajavad selles osas abi, et siis ma usun, et Triin saab panna selle lingi siia, kui sa sealt registreerid, siis on võimalik veel soodushinnaga saada sinna AI digistrateegi õpiprogrammi. Aga keda sina praegu näed, et sina kõige rohkem aidata saad ja keda sa tahad aidata oma teenusega? Ma osalesin ka AI digistrateegi programmis ja ma saingi just oma teenusärile sealt oma agentuuril nagu tiivad alla, sellepärast, et ma saingi hakata koostööd tegema erinevate veebiarendajatega, sotsiaalmeedia turundajatega, turundusassistentidega, kes kõik osalesid samas programmis. Ja tegelikult SEO-kana ma olengi justkui veebiarendajate ja sotsiaalmeedia turundajate selline parem käsi. Sealt tuleb minu põhiline leib. Päringuid tuleb ka väljastpoolt sisse erinevatele teenusäridele. Mida ma ise tahaks tulevikus teha, eriti tahaks saada veel e-poodidesse sisse ja e-kaubandusse ja mul on seal ju kogemus olemas, ma olen pikalt töötanud Kaup24 Hansapostis. Et tahaks midagi suurt ära teha võib-olla ka e-kaubanduses Eestis.
mis ei tähenda seda, et ma loomulikult aitan ka teenusärisid. See on minu jaoks isegi veel lihtsam ja saab veel kiiremini tulemusi. Aga lihtsalt see e-kaubandus, et see on selline nagu pika aja strateegia ja mäng ja seal nagu, kui lõpuks tulevad väga head tulemused, lihtsalt, et sa pead nagu palju mahukamalt ja suuremalt selle asja ette võtma ja seal on palju rohkem optimeerida. Väga äge. Aga kuidas ma saan aidata? Ma vist tõingi nagu 3 erinevat siis sihtgruppi või segmenti nagu tegelikult välja enda jaoks. Veebiarendajad, turundajad, tegelikult kellel ma olen parem käsi, teenusärid loomulikult Eestis ja siis e-kaubandus, eks e-poed. Ja sinuga saab ühendust, kus kaudu? Transformatsioon.ee. Ot, nii et kui sa tunned, et praegu kogu see tehniline jutt oli võib-olla natukene üle pea ja sa tead juba, et sul ei ole enda äris aega nagu niimoodi teemadest süvitsi minna, siis mina ka väga soovitan. Mina olen Kristoga koostööd teinud, tellinud tema käest, et ülimõnus on sinuga selles mõttes teenusepakkujana ka suhelda, et sa oled inimlik, sa oskad lahti seletada asju lihtsas keeles, isegi kui võib-olla nagu, muidu on liiga tehniline, ei saa aru, on ju. Aga et igal juhul soovitan, et kui sa tunned, et sa ei taha ise sellega tegeleda, siis palun väga mine transformatsioon.ee ja võta Ristoga ühendust, et Risto saab sind aidata, et siis kui inimesed kasutavad ChatGPT otsingut või AI otsingut, ka sinu ettevõte seal ilusti välja tuleks. Mina omakorda soovitan AI digistrateegi programmi tulla. Tõesti soovitan. Ja, see aasta aina põnevamaks läheb, ma ütlen kogu see maailm, et nüüd just need agendid, mida sa veel siin lõpus on ju ka mainisid. No Risto nüüd andis mulle ka see N8N ja ma ei tea, mul on ka vist nüüd nädalavahetus nagu garanteeritud, et natukene uurida, kuigi see pidi olema keeruline, aga see agentide maailm on täiesti omaette teema veel. Ja nii põnev. Igal juhul võtame siis tänaseks kokku mõnusat pühade aega sulle, sinu perele, nautige koos olemist ja kohtume siis uuesti reedel. Järgmise reedel. Aitäh, Risto, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Tšau. Tšau.